väikesel tüdrukul seljas on kleit peas patsid. väikesel poisil jalas on püksid pead raksid. jah, iga laps on meie õnnesene rõõmulaps. jah, iga laps on meie õnnesene rõõmulaps. väikesel tüdrukul seljas on kleit peas patsid. väikesel poisil jalas on püksid pead raksid. jah, iga laps on meie õnnesene rõõmulaps. jah, iga laps on meie õnnesene rõõmulaps. Hästi mõnus sünnipäeva, siin ma kasvan suureks, siin mu kodu aunike ema isa juures. Lasta alla õnnesel olen ja minu ainus koduke. Õnnepeedu tilluke, kuid ta on armas sinule. oi jaa, kuid ta on armas sinule. oi jaa, kuid ta on armas sinule. sõbrad üksi toredad, kes ainult head mul soovivad. oi jaa, kes ainult head mul soovivad. oi jaa, kes ainult head mul soovivad. siin on meil Siki-vikike ja tiba-tillu-rõtuke. oi jaa, ja tiba-tillu-rõtuke. oi jaa, ja tiba-tillu-rõtuke. meie ruttuke teeb Miks ja siki-viki, koi. oi jaa, ja siki-viki, koi. oi jaa, ja siki-viki, koi. me õnnepeedu tilluke, kuid ta on armas minule. see on okei või? annan sulle siis ette, onju. parim paik, kus kohata sõpru, parim vaikus kohata sõpru on minu lasteaed kodune ja hea. on minu lasteaed kodune ja hea. mõnusaid mänge ärgu keegi võtku, mõnusaid mänge ärgu keegi võtku. õnneseenes lahe, seda meeles pea. õnneseenes lahe, seda meeles pea. siin on mu sõbrad ning õpetajad paid, siin on mu sõbrad ning õpetajad paid. üheskoos mängime, laulame ikka, üheskoos mängime, laulame ikka. igavust ei tunne, me õnnelikud vaid. igavust ei tunne, me õnnelikud vaid. tore, et kuulun selle pere sekka, tore, et kuulun selle pere sekka.
vahu sees. Kübar on mul punane, seljas täpikleidike. olen väike õnnesel, kasvan porivihma vees. käed mul mustad mullased, nägu peas mul naerune. Kaja tänaval asub üks maja, 8 rühmatäit lapsi on sees. meile tädid ja onu on abiks, et hästi mööduks me päev. igaüks meist õnneseen vahva, ikka rõõmus meil alati meel. palju õnne, armas õnneseen! me päevakoerad oleme ja õnneseenest tuleme. meil meeldib õues mängida ja metsas ringi hängida. me koprajäljed leidsime ja fotokasse peitsime. lemmikloomad rõõmu toovad, hoolivust me ümber loovad. meil rühmaloomaks kassike ja igal oma tassike. mina ütlen päev ja sina ütled koer. kokku tuleb päevakoer. jaa. lasteaias õnneseen päevakoerte rühmas kuuleb harva laste nuttu, sest õpetaja räägib muinasjuttu. siis on meil järg Kiara-Li luuletuse käes, kes küll kahjuks ei saa meiega täna siin olla. aga Kiara-Li luuletas sellise luuletuse. meie armas õnneseen meile palju rõõmu teeb, hoiab meid ta helgel teel ikka kaua veel ja veel. olin alles väike laps ja vanuseks mul alles 2. siis õnneseendel läksin ma ja seda suure rõõmuga. ma päevakoerte rühmas käin ja iga päev on nalja täis. mul meeldib laulda, tantsida ja vahel koerust teha ka. meil 4 õpetajat ka ja ilma nendeta ei saa. kõik päevad oleks igavad, kui lapsed ei saaks mängida. 5 väikest varblast kevadkuul sädistasid rõõmsalt vahtra puul. üks ütles sirts, ma lähen vist, nägemist. mitu jäi? 4 väikest varblast kevadkuul sädistasid rõõmsalt vahtra puul. üks ütles sirts, ma lähen vist, nägemist. 3 väikest varblast kevadkuul sädistavad rõõmsalt vahtra puul. üks ütles sirts, ma lähen vist, nägemist. 2 väikest varblast kevadkuul sädistavad rõõmsalt vahtra puul. üks ütles sirts, ma lähen vist, nägemist. üks väike varblane kevadkuul sädistab rõõmsalt vahtra puul. üks ütles sirts, ma lähen
ilusat emakeelepäeva. aitäh. mina olen õnneseen, kõigil tuju rõõmsaks teen. jooksen, hüppan, mängin palli, sõpradele sinule kalli. Hea! Mina olen ennaseen keegipuu lembade. Jooksen nupan vakil palli ja sepa täna teen sulle kalli. meie tähed, nii nõrgad kui ka tugevad. Tähestikku õpin vähe ja varsti oskan lugeda. Õnneseenes olla hea, saan õppida ja mängida. Hästi suureks kasvada, koos teiste õnneseenetega. Elagu tervisejutsid, elagu emakeelepäev. Juhuu! Emakeeles palju sõnu, kõigis neis on oma sõnu. Vahel vaikselt sosistan või siis kiirelt vuristan. Juhtub ka, et kurjustan, kõige rohkem rõõmustan. Seda kõike emakeeles oma armsas õnneseenes. Lasteaias mängin ma, õpin hoidma Eestimaad. Seda kõike õnneseenes oma armsas emakeeles. Elagu õnneseen. mis seal on? Elagu päikesepai. Õnneseni tulin ma, kui olin alles väike. Nimedega ootasin, sest ta on minu päike. Ajaglikud aipasid, siin on tore olla. Nii ma tahtsin pealmeele lasteaeda tulla. väga hästi, poisid. No tüdrukud, näitame, mis me oskame või? hästi. ja. Tervislikud eluviisid õnneseenes popid. Veiko liikumise rõõmuga ühte toobib. Katri hoiab õiget, meil laulab, mängib lustib. Katrin tantsu sammudega, sina peal ja mõistis. väga hästi, tüdrukud. No poisid, teeme ära. hästi. ja. Õpetajad õnneseenes armukad ja head. Nõudavad tegutsema, lastes teha vead. Uurimehed otsed on toas kui ka õues. Ilmselt paljud valgusteni pühkend minu põue. väga hästi. tüdrukud, näita, mis me veel õnneseenest teame. muidugi. ja. Sõbrad väga tähtsad kõigile on siin. Mängud mõnus müramine, see on põhitiil. Kui nüüd ma olen suureks saades, ootamas on kooli. Õnneseenest mälestuseks siin rõõm ja hool. Kui nüüd ma olen suureks saades, ootamas on kooli. Õnneseenest mälestuseks siin rõõm ja hool. Elagu õnneseen! Elagu õnneseen ja elagu rõõmurull. Õnn on olla õnneseene laps, naerda koos sõpradega, nutta kui äraõnn varba, ema kõvasti kinni hoida käes, sõbra
kaunis keel. See on meie eesti keel. Räägib iga eneseen. Elas metsas mutti joonud, keset kus liin oli vaanud. Kaadab põõsa juure all, elurundal sügaval. Kaadab põõsa juure all, elurundal sügaval. Kutsus kokku külalisi, karvaseid ja suurelisi. Lendas Kaare saarakas, oli ja Kaare nupukas. Lendas Kaare saarakas, oli ja Kaare nupukas. Vaiksis uhkel karuvaga, veres siilil jokkas teema. Jäänes nudisavaga, Oola pikis kõrvaga. Jäänes nudisavaga, Oola pikis kõrvaga. Joostes tuli ääne põõre, viljas jäi veel veinuvaade. Siis kõik lauda istusid, piduroga maitsesid. Siis kõik lauda istusid, piduroga maitsesid. Uimes mesikooki, jäänes hüppas kaste jooki. Kaaren kaarus varjuseid, kui see huule jooki jõi. Kaaren kaarus varjuseid, kui see huule jooki jõi. Põder lipsis samblasuppi, orav näris käbi juppi. See käis päeval, pinnahalla pinnaga. 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 Hei, sina seal? Jah, sina. Teid on tegelikult 2. Tere muidugi. Aga kes te sellised olete? Ei ole siin teiesuguseid varem näinud, uudistas karvaste tutsakate ümber ujudes merihobutüdruk Mette. 2 ujuvat karvatutti vaatasid teine teisele otsa ja pulistasid-mulistasid midagi ühe korraga. Mette võdistas keha. Ta ei saanud mitte midagi aru. Kes te olete? Küsis ta uuesti. Meie oleme meriooravad, ütles kirjum karvatutsakas 2 pika hamba välgatusel nüüd juba selgemalt. Kes asjad? Meriooravad. Näete välja küll pigem kui merisead, ütles Mette üllatunult. Pole teist küll kunagi varem midagi kuulnud. Olete vist eksinud. Mõtiskles merihobutüdruk kõva häälega edasi. Ta vaatas neid hindava ja kahtleva pilguga. Uuris edasi. Mida või keda te sööte? Merihobusid ärge proovige. Need ei ole söödavad. Seda öeldes tegi ta sellist nägu, et kui nad merihobukest kas või ainult prooviksid, läheks neil süda kohe pahaks ja kogu keha tabaks halvatus. Meriooravad, kes merihobu arvates olid pigem merisigade moodi, tutvustasid end. Mina olen Julle, ütles üks. Aga mina olen Jalle, teatas teine. Nad selgitasid edasi. Meile meeldivad vaid taimed, mitte merihobud. Mette tegi suured silmad ja ütles selle peale solvunult. Oot, mis mõttes teile merihobud ei meeldi? Me oleme väga ilusad, sõbralikud ja seltsivad. Miks kohe solvata niimoodi? Julle ja Jalle hakkasid naerma. Me mõtlesime ikka seda, et meile ei meeldi sinusuguseid süüa. Et taimedest saame kõhu ilusti täis ja merihobudega võime meelsasti lihtsalt sõbrad olla.
aitäh sulle, Kristina. Mis raamatut sa meile praegu ette lugesid? Lugesin teile ette raamatut Sigalahedad merioravud. Selline vahva raamat põnevatest vallatutest mereelukatest. Julgustan lugema. Aitäh. Kuidas sinust sai lastekirjanik ja üldse kirjanik? Mulle väga meeldib kirjutada. Juba lasteaias, kui ma õppisin selgeks kirjutamise, hakkasin ma kirjutama esmalt luuletusi. Koolis kujunesid minu kirjandid liiga pikaks ja need olid lausa terve vihiku suurused ja õpetaja pidi mind ikka väga kaua õpetama, et ma saaksin ühe kirjandi kirjutatud õiges vormingus ja mitte nii pikalt. Ja juba koolis õpetaja ütles mulle, et Kristina, et küll sa jõuad neid raamatuid ka kirjutada, aga praegu teeme nii, et kirjutame lihtsalt kirjandit. Ja mõned aastad tagasi siis saabuski see aeg kätte, kus ma kirjutasin esimesed raamatud ja sellest on läinud edasi, et tänaseks on neid saanud juba päris üle 20, mis on nii lastele kui ka täiskasvanutele mõeldud. Väga kihvt lugu. Aga on sul ehk emakeelepäeval öelda meie armsale Õnneseene perele mõned tervitused? Jaa, tervitan teid kõiki Õnneseene pere ja julgustan väga palju raamatuid lugema, sellepärast, et raamatud on ikka ju meie sõbrad. Seal on nii palju mitmeid erinevaid tegelasi, kellega tuttavaks saada. Näiteks siin samaski need samad vahvad sigalahedad merioravud või siis kassipojad, on ka lehmad ja hobused, vihmaussid ja kapsaussid ja neid on veel ja paljudest teisteski erinevates raamatutes põnevaid tegelasi, kellega kindlasti on hästi tore tuttavaks saada ja nendega koos lugedes olla sellisel seikluslikul teekonnal. Lugemine on selline väga hea hobi, see teeb hea tuju ja aitab muremõtetest ka eemale olla. Nii et lugege ja saage endale head sõbrad raamatutest. Ilusat emakeelepäeva teile, Õnneseene pere!